Nii, sul on e-pood püsti. Sa tead, mida sa müüd, sa tead, mis platvormi sa kasutad, tahad hakata juba tellimusi saama, pakke välja saatma. Kuid sul tekivad järgmised küsimused. Kus sa oma kaupa hoiad? Milliseid kullerid sa kasutad, et pakke teele panna? Kuidas sa pakikaardi tehniliselt kätte saad? Kas sa tahad kogu oma ladu hoida ise või tahad sa selle teenuse kusagilt osta? Need on kõik küsimused, mis on vaja ära vastata ennem, kui sa hakkad reaalselt e-poodi opereerima. Paljud alustavad e-poodnikud, eriti kes plaanivad alustada väikses mahus, arvad, et ma teen algul kõik ise. Või on kaupa kodus garaažis, õhtul pakin oma pakid ära, hommikul viin pakiautomaati, käib küll. Ja tõenäoliselt see niimoodi toimibki, kui sa müüd kuni 5 pakki päevas, ütleme. See on niisugune tasakaalupunkt, mis on nagu välja kujunenud. Kui sa juba müüd rohkem kui 5 pakki päevas, siis õige varsti saad sa aru, et sa ei viitsi seda ise teha. See oleks vaja mingisuguseid tehnilisi lahendusi, mingisuguseid partnereid. Või siis, kui sul on väga suuremahuline kaup. Ja need ongi küsimused, kuidas need asju enda jaoks lahendad. Alustaval e-poodnikul on logistika ja kulleri kohta mitu küsimust. Esimene asi ongi, et milliseid kullerteenuseid ma kasutan, et oma pakke klientide saata. Baltikumis on see suhteliselt lihtne, väga levinud ja klienti poolt soovitud on pakiautomaadid, mida siis Eestis pakub 3 firmat, Omniva, Smartpost, TPD, mõned väiksemad ka, ja Lätis Leedus Omniva ja TPD võrgustik. Soomes Smartposti kõrval samuti on matkahooldol väga hea võrgustik, mis katab tervet riiki. Kui on suuremad pakkimisautomaati mahu, mööbel, mis tahes aiandusasjad, siis tuleb kasutada kullereid. Ja kullerite puhul on küll niimoodi, et lisaks nende suurtele, keda juba nimetasin, tasuks kindlasti vaadata ka väiksemaid. Tihtipeale näiteks Venipak, OSC, sellised ettevõtted võivad teha palju paremat hinda kui suured kullerid. Kui me nüüd tahate hakka müüa oma kaupa Baltikumist kaugemale, siis tulevad siia juurde mitmed erinevad tarnevõimalused. Kas sa saadate seda maksikirjana, standardpakina, ekspressina ja siin on nagu sõltuvalt riigist, sõltuvalt kaubast, sõltuvalt toote, kas on odav toode, kas on kallis toode, kas on lukskaup, kas on kiiresti liiknev kaup. On siin väga palju erinevaid variante, mida kõike peate põhjalikult kaaluma ja läbi mõtlema, kuhu riiki või piirkondade, mis tarneviisi tahate valida. Kui olete enda jaoks selgeks teinud, milliseid kullereid on mõistlik kasutada, on kohe järgmine küsimus, et kuidas ma saan oma pakkide nende kullerite pakikaardid peale. Jällegi, kui sa kodus köögis põlve otsas oma pakke pakid, siis on tavaline, et võtten Omnivaga, Smartpostiga, TPD-ga lepingu või kõigi nendega login sisse, nende ise teenindusse, teen käsitsi pakikaardid, prindin välja, panen peale, või lähen otse automaati juurde, täidan seal vormi, et ei panegi mingit pakikaarti. Ja jällegi see töötab seni, kuni on väga vähe pakke. Või kui sa kasutad ainult 1-2 kullerit. Kui tellimusi on rohkem, mida vaja välja saata regulaarselt, või kui saadate Eestis kaugemale pakke, siis on mõistlik kasutada ikkagi liidestusi kullerfirmadega. Lihtsamad liidestused on enamusele levinumatele veebiplatvormidele on nesamade Omniva, TPD, Smartposti liidestused suhteliselt lihtsasti kätte saadavad, tihtipeale koos checkouti pluginatega, mis annavad sinu e-poodi pakiautomaadi valiku. Samas on see ikkagi natuke ebamugav, sest sa pead kasutama mitmed erinevad pluginaid. Igaüks kas siis maksab või enda pealepanek maksab midagi. Katavad tavast ära ainult Baltikumi või äärmisel Soomet, kui tahad kaugemale saata, siis need lahendused ei sobi. Seetõttu, kui sul ikkagi e-pood hakkab natukene suuremaid mõõtmeid võtma või kui sa tahad saata kaugemale kui ainult siin lähiriigid, siis on soovitav pigem võtta teenus mõnelt pakkujad, kes pakub ühe integratsiooniga palju erinevaid kullerfirmasid, palju erinevaid lepinguid, pakikaarte, et sa saaksid kõik pakikaardid ühest kohast, et andmed liiguksid automaatselt, sa ei peaks midagi käsitsi kusagil iseteenistuse sisestama, saaksid kõik pakikaardid välja ühes formaadis, mitte nii, et
Omniva-prindid A6-le ja SmartPosti A5-le ja siin on veel mingeid pabereid. Saaksid kõik võimalikult lihtsalt, et kõik tracking ühes kohas, jälgimine ühes kohas. Ja selliseid pakkujaid on turul mõned, nende hulgas ka Pakipoint. Nii, järgmine küsimus on, et kes su kaupu komplekteerib, pakib, välja saadab. Nagu juba öeldud, siis jah, alguses võid seda teha ise oma köögis, oma garaažis ja väga väiksete mahtude puhul ongi see tõenäoliselt mõistlik. Kui mahud kasvavad, on sul sisuliselt 2 võimalust. Kas rentida ladu ja võtta tööle inimesed, mis on kulu, või siis tellida order fulfillment teenus. Ehk siis kogu oma kaupade haldamine, pakkide komplekteerimine, pakkimine, pakikaarti tegemine, väljasaatmine täisteenusena. Jällegi meie kogemus ütleb, et kui on üle 100 paki kuus, siis tasuks seda order fulfillment teenust tõsiselt kaaluda. Samuti see sõltub kaupadest. Kui sa müüd väikseid vidinaid ja need mahuvad sul paarile riiulile garaažis ei ole probleemi. Kui sa ka müüd, ma ei tea, lastetoa mööblit, mingeid suuremaid asju, siis on oht, et sa pead talvel jätma auto tänavale, kuna kogu garaaž on kaupa täis. Ja siis tasub samuti ka väiksemate mahtude puhul mõelda reaalselt see teenus sisseostust. Ja meie kogemus näitab, et igal juhul on kogu order fulfillmendi täisteenusena sisseostmine üldjuhul soodsam kui oma lao ja oma inimeste tööle võtmine. On muidugi erandeid. Kui see on oma füüsiline pood, kus sa niikuinii pead oma kaupa poes hoidma, siis tõepoolest enamusel juhtul on mõistlik ka komplekteerida ja pakendada sealsamas. Või kui see on oma tootmine ja tootmise kõrval on sul vaba pinda, mida muud moodi kasutada ei saa kui laoks, siis jah, on ka küsimärk. Aga kui sa ei oma füüsilist poodi ja ei oma ise enda tootmist, siis igal juhul on mõistlik kaaluda kogu logistika täisteenusena order fulfillmenti teenuse sisseostmist. Kõik see, millest ma rääkisin, kõike seda pakub Pakipoint ühe teenusena. Ehk siis kõigepealt alustame sellest, et me pakume liidestusi enamusele levinumatele e-platvormidele Eestis mõningate üksikute eranditega. Mida tähendab liidestus? Tähendab seda, et me suudame väga lihtsalt ja väga kiiresti teha selle, et teie toodete tootekaardid, teie tellimused hakkavad liikuma teie e-platvormi ja meie teenuse vahele. Kui nüüd tellimused on juba meie süsteemis, siis on meil omakorda liidestused 9 erineva kuldefirmaga. Kõik levinuvad, mis on siin Baltikumis ja tegelikult ka kõik mitme suuremad üle maailma. Kõik Express-kullerid, Postnordid, TPD, DHL-id, mida aga vaja. Ehk siis te saate ja meie teenuses saate mõne nupuvajutusega kõigile oma tellimustele genereerida pakikaardid, printida need välja ühes samas formaadis, ei pea erinevad paberid kasutama, kõik korraga, kui vaja on. Saate trackida kõik ühes kohas, saate jälgida ühes kohas ja saate nad enamasti ka meie lepingutega soodsamalt. Võite kasutada ka oma kullerlepingu, kui te tahate. Nüüd, ja see kehtib siis nii nendele, kes tahavad oma kaupa ise hoida, kui ka nendele, kes tahavad osta order fulfillment ehk logistika teenuseid. Nüüd lisaks siis need, kes oma kaupa enda garaažis hoida ei taha, saavad võtta ka logistika täisteenuse ehk order fulfillmenti, mis tähendab, et meie hoiame ka nende kaupa, võtame hanked vastu, võtame arvele, hoiame arvel. Nii kui tellimus sisse tuleb, nii kohe läheb see ja kaup on laos, läheb see kohe komplekteerimisse, pakendamisesse, pakendame nii, nagu oleme kokku leppinud teiega. Genereerime automaatselt pakikaardid, paneme peale, läheb samal päeval pakk välja. Te ei pea nagu mitte midagi muretsema. Sisuliselt te oma kaupa nägema ei pea. Mis on selles mõttes õige mõistlik, kuna meie hinnangul iga e-poodnik peaks tegelema eelkõige oma kauba sisseostuga, turundusega, e-poe haldamisega. Kõik muu ei ole core competence, ei ole põhitegevus, seda sisse osta, on see siis turundus, on see siis logistika, on see midagi muud. Nii et kui teie kõrvad nüüd selle jutu peal liikuma hakkasid ja arvate, et see on teile oluline või vajalik ja huvitav teema, siis võite võtta ühendust minuga Alar
pakipoint.ee või vaadake täpsemalt meie kodulehelt pakipoint.ee. Aitäh!